Tervist, lugupeetud televaataja! Alustame tänase jututoa saatega. Mina olen Eesti Nõidade Liidu Elva Nõid. Elva Nõia jõud ja tiitel tulevad Eesti Nõidade Liidu poolt. Ja tänane saade kestab jällegi tund aega ja helistada saate telefoninumbril 15182. Telefoniliinid on avatud, töötavad ja helistama saate hakata juba kohe. Elva Nõid vastab kõnedele kõikides küsimustes. Ja kui ma siin midagi räägin, siis helistada saate ikka, see juttu ei sega. Ma räägin pärast edasi. Tekst, jäimgi ja nii edasi tekst iga kord, kui oli kord üks mees, osa on ju likvideeritu, jäimgi ju. Ammugi jäimgi ju, kuid leidub ju kõikjalgi ja nii edasi rahvast. Ja nemadki siin ei teadnudki ju, et publikule kohe alguseks asetamine Alfa Riegel sisemusse 00 nüüd ravi eesmärgil 00 nüüd. Alfa Riegel on haldjate ülitäht. Ja lisaks ka publikule kannatuste likvideerimine 00 nüüd. Sest kannatusi vohab kõikjal, inimeksistents on täis kannatusi. Mitte lihtsalt ainult, et valutab kuskilt ja haige on ja ei meeldi, vaid kannatused, mis muudkui kasvavad ja kasvavad. Et kuidas nendest lahti saada, siis veel kannatuste detoks 00 nüüd. Ja kannatuste ravi 00 nüüd. Rohki jäimgi 00 nüüd. Ja veel publikule ka gripi ravi 00 nüüd. Ja COVID järelravi 00 nüüd. Et Nõid ennemgi siit telesaatestki on öelnud, et gripp, et see on tulemas ja suured gripilained on tulemas alles. Nii et see juba oli sügisel, kui sellest juttu oli. Ja järjest oleme ikka parandanud gripiravi ja nii edasi. Et teisedki on järgi jõudnud. Ka siin meedia räägivad, et väga kõrge on nüüd gripi nakatumine. See ikka kestab edasi. Ja kergendust igaüks soovib. Nii et läbi selle telesaate, kuidas keegi seda näeb, saab gripiravi 00 nüüd. Terve saate aja ja publikule. Ja kes lisaks soovib veel midagi juurde, siis telefoniliinid on avatud ja telefoninumber 15182 saab helistada. Ja lisaks COVID, see ka on levimas, sellest peaaegu ei räägita. Et see on rahvale lükatud, rahva enda otsustada ja kas nad vaktsineerivad ennast või mitte. Või mis nad teevad sellega või kuidas nad ravivad ennast või kuidas nad saavad. Aga COVID ravi ei ole ju. Tõttu Nõid pakub siin COVID järelravi. Rohki jäimgi 00 nüüd. Ja lisaks vaesuse likvideerimine ja edasi rikkuse sisemusse 00 nüüd.
Elva Nõid kuuleb. Tervist. Minul on nüüd 3. kord järjest mingi viirushaigus, enda õhtu hakkas jälle peale. Ma ei tea, mis ta on, aga ta mõjub mul südamele, süda lihtsalt valutab. Et kas saab kuidagi natuke leevendust. Jaa. Südamele, siis ka kopsudesse, siis ka ja üldine raskustunne, et likvideerimine ja ravi 00 nüüd, südameravi. Lisaks, mis veel on, et üldiselt ei tea, mis asi see ka isegi valutab või mis asi see haige on, üldiselt laguneb selline enesetunne ka on, et ei pea vastu pingetele ja koormusele. Tähendab, mürke on palju, mürkaineid nii õhus kui ka toitude sees, mida kõike on. Nii et elu detoks 00 nüüd. Ja selgroog ka hästi valutab. Selle aju puhastust. Ja ka elu ravi 00 nüüd. Elu detoks veel rohkemgi 00 nüüd. Ja seljaravi 00 nüüd. Selja ajuravi 00 nüüd. Ja aju detoks 00 nüüd. Ja pea on nagu ka pihta saanud niimoodi tuimalt valutab ja kõrvad ja silmad ja kõik mõtla. Nii. Ja siis ka aju ravi 00 nüüd. Kogu pearavi 00 nüüd. Kannatuste likvideerimine. Tahaksite ise hakkama saada, aga see keha ei ole niikuinii teie poolt. Keha ütleb, et tema tahab haige olla siis, kui talle meeldib ja siis, kui talle pähe tuleb. Likvideerimine. Ja mina ravi 00 nüüd. Rohki eimgi. Silma põhjadele ravit enam ei lähegi silma protseduurile, lihtsalt peaks minna, et silma põhjad ja äkki saab natuke. Siis silmade detoks 00 nüüd. Silmade ravi 00 nüüd. Ja veel mõistuse detoks 00 nüüd. Ja miks palju detoksit on jutuks ja tegemisel, isegi kui osad küsivad puhastust, seepärast et detoks on veel suurem kui puhastus ja veel keerulisem. Ja haiguse teemale. Head päeva. Ja teated ka, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub sellel laupäeval 17. jaanuaril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 22. jaanuar Pärnu Keskraamatukogus algus kell 12. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Elva Nõid kuuleb. Tere! Tervist! Mina olen Aavist Leili Käravetselt
ja mul on selline probleem, et mul on bronhides ja kopsudes rima, et ma ei saa kuidagi seda välja, kas te saaksite aidata? Nii, proovime. Kopsudes. Siis on üldiselt üleni organismis üldiselt, mitte ainult kopsudes. Et ka kopsude detoks ja 00 nüüd. Ja ülddetoks 00 nüüd. Jah. Ja mis ma pean tegema siis? Ei olnud seda iisopi teed, aga ega see ei aita. Ei, no teed võite juua ja kui meeldib, aga sellest jääb väheks siis ikkagi, et nõid teeb siin teile detoksit ja ravi ka 00 nüüd. Lisaks põletikude likvideerimine ja põletikude ravi 00 nüüd. Ja kurguravi 00 nüüd. Ja siis teilegi võiks veel üleni teha veel midagi, tähendab eludetoks 00 nüüd. Muidu need detailid, mis siin on, osa asju saate ise ka mingite ravimtaimedega, võite proovida muidugi. No millised oleksid? Lisaks võiksite pärnaõie teed võiksite teha endale. Seda mul on küll. Ja 00 nüüd. Nii ja siis veel tugevuse lisamine 00 nüüd ja tugevuse ravi 00 nüüd. Haigused eemale. Ja ka ajudetoks 00 nüüd. Ja ajuravi 00 nüüd. Ja ka mõistuse detoks 00 nüüd. Ja mõistuse ravi 00 nüüd. Ma neid saan. Neid ravisid või? Jah. Nõid teeb praegu. Teil ei ole vaja kuskile minna. Siit samast nõid teeb praegu. Ja. Ei ole midagi. Nii, aga kas veel midagi? See on neid kopsude ja nende kohta või? No teisi asju ka, mis siin nõid ütles. Teiste kohta ka sai. Lisame kopsudele ravi ka 00 nüüd. Veel kopsude detoksit rohkiemgi. Ja siis on mul veel õlgad, siin vasak õlg on mul tähendab haige. Ma sain raviõlgi, et on õralihad rebendaga hoopis tuli välja, et midagi on luuga tegemist siin. Nii. Võlutab ja siis ma ei saa seda kätt üles tõsta. Nii. Mul päris 2 korda siiski seda aga siis mitu aastat tagasi juba. 25. aastal päris esimest korda ja nüüd nii, õlaravi. 1. juulist pandi mul teist korda. Nii, siis ka õlaravi ja õlaliigese ravi 00 nüüd. Ja üleni liigeste ravi. Ja põletikude ravi 00 nüüd. No see niisama ei lähegi korda niisama, et siis nõidus ravib 00 nüüd. Kas peab operatsiooni tegema või? Ei. Proovime ikka ravida niisama. Ei, nõid ei tee mingit operatsiooni, aga arsti juurde ei proovime ikka ravida. Ma ütlen, et niisama ei lähe see praegu, ei parane 00 nüüd. Et õlaravi veel 00 nüüd. Ja lihaste ravi 00 nüüd. Ja kogu luustiku
ravi 00 nüüd. Ja siis on mul seljas veel nagu puusas, paremal pool puusa. No puusas siin nagu, ta ei ole vist seljaluus, aga siin nagu on, noh, ma teid öeldki, ma ei tea, seal mingi suu otsa midagi on põlestikus ja võt see teeb kogu aeg ära, ma pean hommikuti määrima. Nii. Ja mitu korda päevas. Ja. Oli see leksamiin. No. Nii et ka alaselja ravi 00 nüüd ja puusade ravi 00 nüüd. Lisaks valude likvideerimine. Ja ka kannatuste põhjustatud valude ravi 00 nüüd. Et kannatusi on palju likvideerimine. Lisaks, kui te seda Jututoa saadet vaatate, siis ka saate parandusi ja ravisid, see ka mõjub. Mis saade see on? Jututoa saade. Nii. Mis kanalit see tuleb? No kui te televiisorist ei vaata või? Kui saate vaatan küll ikka, aga ma ei tea, kui kella pealt vaadata. Entusiast televisioon. Või kui internetist saate, siis saade.ee. Nii. Ja veelgi teate, et järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 17. jaanuaril sellel laupäeval Tartu V-SPA konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algus kell 12 ja 7. veebruaril Tallinnas Merekultuurikeskuses algus ikka kell 12. Ja Jututoa saates on Tallinna nõid 16. jaanuaril kell 7 hommikul ja Elva nõid jälle 19. jaanuar kell 7 hommikul ja teateid vaadake kodulehelt eestinõidadeliit.ee. Elva nõid kuuleb. Tere hommikust! Tervist! Mina palun nõiutud vett. Ja, nõiutud vesi teile 00 nüüd. Ma sooviksin maksadetoksit. Aha, maksadetoks 00 nüüd. Ja veel ka maksaravi 00 nüüd. Maksadetoksit veel rohkem 00 nüüd. Rohkiemgi. Neerudele ka detoks. Ja, neerude detoks 00 nüüd. Ka neerude ravi 00 nüüd. Lisaks teile ka võiks eludetoks 00 nüüd. Tahan küsida, kas joon kohvi liiga palju või? Kas joote liiga palju kohvi? Ei joo liiga palju. Ma joon palju, et ma mõtlen, et neerud mustad on, kas on kohvist või? On küll kohvist ka, jah. Näete, et kohvist neerud mustad on nii 00 nüüd. Ja, aga see ei ole midagi valesti sellega ja see ei ole viga, tähendab, ja isegi kui nad on mustad ja kohv on musta värvi, aga see ei tähenda, et võite ka rohkem juua. Sellest on kasu. Ja. Ma paluks seda ülddetoksit. Ja, ülddetoks 00 nüüd. Nii. Ja ka haiguse teemale 00 nüüd. Ja, mis veel? See kindlasti silmadele, ma ei tea, mul on seal asjad probleemid. Silmade detoks. Ja, silmad tahavad näha, mis nad ise tahavad, seda küll.
siis enda kontrolli silmade üle. Tundub, et on, kuid see tundub, kui hoolikalt jälgiksite, siis näeksite, et silmad teevad, mis silmad tahavad. Näevad, mida nad tahavad ja osa asju peidavad ära. Ja et silmade detoks 00 nüüd. Ka nägemise detoks 00 nüüd. Nägemise ravi 00 nüüd. Nii, mis veel? Kõrvadele, kõrva kuulmisele või kõrva Jaa. ravi. Päris. Kõrvade ravi 00 nüüd. Ka kuulmise detoks 00 nüüd. Ja veel ka aju detoks 00 nüüd. Ja aju ravi 00 nüüd. Ja hüpofüüsi ravi 00 nüüd. Nii et ka miks silmadele niimoodi alla jääte, seepärast et silmad küll teevad, mis nad tahavad, kuid siis hakkate kartma, seepärast et jõudu ei ole. Jõudu vaadata ka, ise vaadata. Tundub ainult, et saate, aga jõuetust on palju. Likvideerimine ja jõuravi 00 nüüd. Ja ka argusmürgide detoks 00 nüüd. Ja veel jõuravi ja jõu lisamine 00 nüüd. Ja siis veel mälu detoks 00 nüüd. Ja mäluravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Sooviksin ka oma abikaasale natuke abi. Nii. Aju detoksit. Ja, aju detoks talle 00 nüüd. Et pearinglus, kas see on ajuga või ma ei tea millega seotud? Nii, ajuga, lisaks teadvusega, et osa asju, mis on valesti teada, siis ta proovib niimoodi leida, kus see õige teade on, aga valed teadmised, need kõigutavad. Et ka teadvuse detoks 00 nüüd. Aga haigused ikka, mis on teadvusetus, taudide likvideerimine ja teadvuse ravi 00 nüüd. Ja siis veel ajuravi 00 nüüd. Ja et aju saab ka õigesti teada, veel aju detoks 00 nüüd. Siis talle ka elu detoks 00 nüüd. Lisaks kannatused ka raskendavad ka isegi teada saada, sest et raske on, kannatused seisavad ees, et ei saakski teada, likvideerimine. Ka kannatuste detoks talle 00 nüüd. Ja kannatuste ravi 00 nüüd. Ja tasakaalu tagasisaamiseks veel ravisid 00 nüüd. Rohki jäimgi 00 nüüd. Ja ka jõuetuse likvideerimine
ja jõuravi 00 nüüd. Nii, ka hüpofüüsiravi 00 nüüd. Kas veel midagi? Siis palun südamedetoksit. Südamedetoks. Ikkagi selle hapnikupuuduse või see õhupuuduse ikkagi probleem suur. Või on see täpselt, ma ei tea. No kopsudes ka, aga üldiselt, et see ei ole ainult kopsudes. Üldprobleem selline, et ei saa niimoodi hapnikust, et siis hakkab õudne ja et on valesti teada või ei tea, mis teha, ei tea, mis midagi on, siis hakkab õudne likvideerimine ja et talle ikka eludetoks 00 nüüd. Rohki EMG 00 nüüd. Elutuse likvideerimine ja eluravi 00 nüüd. Ja ka unedetoks 00 nüüd. No, niimoodi. Siis paraneb olukord 00 nüüd. Selle lõpuks siis natuke neid luudelihastele ka, et detoksid. Nii. Jalad ka nagu nõrgad. Kogu luustiku ravi 00 nüüd. Ka luustiku. No see ikka, et see hõlmab siin teisi asju ka ikkagi veel eludetoksit, rohki EMG 00 nüüd. Siis mõjub ka luudesse, lihastesse 00 nüüd. Ja ravi 00 nüüd. Ja veel kannatuste detoks 00 nüüd. Ja jalgade ravi 00 nüüd. Nii. Ja veel jõuravi 00 nüüd. Ja ka kannatustest ülestõstmine 00 nüüd. Ja nii, nüüd sai küll tükk maad parem tal. Kas veel midagi? Aitäh teile, suur aitäh. Ja, kõike head, nägemist. Ja aitäh veel kord. Siis teated veel järgmine. Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 17. jaanuaril Tartu Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algus kell 12 ja 7. veebruar Tallinnas Merekultuurikeskuses algus ikka kell 12 ja Jututoa saates näete 16. jaanuaril Tallinna nõida kell 7 hommikul ja Elva nõid jälle 19. jaanuar kell 7 hommikul. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Elva nõid kuuleb. Tervist! Ma paluks kõigepealt nõiutud vett. Ja, nõiutud vesi teile 00 nüüd. Ja siis sooviks nüüd detoksit. Mingisugune meeletu väsimus on või nõrkus. Nii, ja ülddetoks 00 nüüd. Ei saa aru nagu neerule ja põiele võib-olla kõige rohkem või? Nii. Maksadetoks 00 nüüd.
ja neerude detoks 00 nüüd. Ja siis teile hoopiski veel rohkem mõjub, et kui elu detoks teile 00 nüüd. Ja, tänud. Rohki EMG 00 nüüd. Ja peale Ja peale võib eraldi muidugi, siis pearavi 00 nüüd. Pea detoks 00 nüüd. Et mürke on palju jah, seetõttu lihtpuhastus, see on lihtpuhastus, aga detoks on ikkagi suurem ja keerulisem. Nii et sellest on kasu rohkem veel, et ka aju detoks 00 nüüd. Ka hüpofüüsi ravi 00 nüüd. Siis ka veel, et kui mürkide vastu saab detoksit, aga väsimus, mis on ka jõuetusest. Ja. Et seegi on selline, tundub, et on nagu haige oleks, aga jõuetus on, et ei jõua paremini tunda ennast ega paremini olla. Siis jõuetuse likvideerimine ja jõuravi 00 nüüd. Ja jõu lisamine 00 nüüd. Ka argusmürkide detoks 00 nüüd. Jah, et tõesti, et mürgid muudavad ka araks. Seepärast julgetakse inimestega teha, et kõigepealt proovitakse, antakse mürke ja mürgitatakse, kemiseeritakse, mürgitatakse lausa. Ja siis vaadatakse, et kas see inimene jääb nõrgaks ja araks, kas siis saab temaga teha midagi, teha teda veel haigeks, siis ta jääb kohe alla. Sest et ei julgegi vastu hakata. Likvideerimine. Ja, et julgus, seepärast ongi jõu asi, et julgus on jõu asi. Argus, see tähendab jõuetust. Et veel jõuravi 00 nüüd. Ja jõu lisamine veel 00 nüüd. Et siis paremale kõrvale, kas see annab tunda midagi, millest ei saa aru? Jaa. No, et kõrvaravi 00 nüüd. Et peas on põletiku ikka likvideerimine ja põletikude ravi 00 nüüd. Ka põletikude detoks 00 nüüd. Ja kuulmise detoks 00 nüüd. Ja veel kõrvade ravi. Silmadele kahvel. Ja silmade detoks 00 nüüd. Ja polarioosi järel neid on palju olnud. Aha. Nende järel ravi. Borrelioos. Ja borrelioosi tagajärgede ravi 00 nüüd. Ja borrelioosi ravi 00 nüüd. Ja ajuravi 00 nüüd. Aju detoks veel 00 nüüd. Borrelioosi likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Ja siis teile veel une detoks 00 nüüd. Jah, tänan väga. Ja. Suured tänud Ja, siis seekord. ja, hästi. Kõike head. Teile ka. Ja publikule veel edasi Alfa Riegel sisemusse 00 nüüd. Rohki EMG.
ja tegemist on haldjate ülitähega 00 nüüd, et publikule ravisid, siis veel ka gripiravi, rohki jäimgi 00 nüüd. Inimesed on gripiga hädas, pikali ei saa tööle minna, ei saa midagi teha, voodis pikali, nii et gripiravi veel, rohki jäimgi 00 nüüd. Ja COVID järelravi 00 nüüd. Ja kannatuste likvideerimine veel. Elva Nõid kuuleb. Tere hommikut. Tervist. Tervist. Palun nõiutud vett. Ja, nõiutud vesi teile 00 nüüd. Praegult on viiruste aeg, viirustest, haigustest, palun eemale. Ja, siis viirused eemale. Mul üldse ei ole neid olnud. Haigused eemale. No, te olete ikka ravisid ka soovinud ja uus aura teil ka on, see kaitseb hästi. Ja, see on hea, sellest aitäh. Ja veel. Siis kurgus mul on, ma ei saa aru, ma tihti neilatan ja siis mul on nagu millegi peale vahest kõvata, mis see on. Nii. See on kartus argusest. Kardate töö juures seal suhteid, et äkki keegi tuleb, ütleb midagi ja siis ei tea, kuidas käituda. Et olete kogu aeg nagu mingisuguste orade peal, et äkki öeldakse midagi, ei tea, mis saab. Et töö juures ka. Et töö juures ka suhete parandamine 00 nüüd. Ka suhete detoks 00 nüüd. Nii nagu Elva Nõid ütles, igatahes nendest hulludest ma olen praegusel juhul eemal. No väga hea. Ikka veel hullude vastu kaitset veel juurde, rohkem lisamine 00 nüüd. Ja hullud eemale. Karistada saavad ükskord selle teo eest. No see on vaba maailm, aga tehakse, aga ega karistamata ka ei jää inimesed. Lisaks vaadake, milline keegi välja ka näeb. Et kas ta on ilus ja terve ja korralik sirge või on kõver ja haige ja imelik. Ega see niisama ei ole. Nüüd ma siin teisi vaatasse, kõigepealt on oma pealt vaadake. Aga mõne asja suhtes vaatan, et olen ise kabedam. Ja, muidugi. Ise ei oska seda hästi hinnata, ei ole aru saada seda nii. Ja peeglist vaadates ei ole näha seda. Nii et teil on ikka muidugi parem seis 00 nüüd. Selle eest aitäh. Ja. Neid tegi rõõmu. Ja, nii et. Igasugused sodid ja petised ka eemal, et mul ei tuleks ei telefoni helistaja ja üldse, jah. Ja, siis petukõned, petised, kurjategijad eemale. Ise saate ka proovida, selline maailm see on, et saate proovida, kas soovite lasta ennast petta. Mõnele isegi üldse ei helistatagi, keegi pole kordagi helistanud. Aga selline võimalus, et igaüks saab ise proovida. Ega ei pea ju, võib kõne ära ka panna, petis helistab, võib lihtsalt kõne ära panna. Ja mul vist on, jupastab ka üks niimoodi, parik kähku ära kõne. Ja, ega midagi ei pea hakkama rääkima nendega. Likvideerimine. Ja siis veel ka teile elu detoks 00 nüüd. Ja peale võiks ka natukene parandust, natukene ikka päris palju on. Palju, nii. Ja mul on hulga parem. Ja, väga hea. Veel pea detoks 00 nüüd. Pearavi 00 nüüd. Ja veel aju detoks ja ajuravi. Veel jõuetuse likvideerimine ja jõuravi 00 nüüd. Ja siis teile ka une detoks 00 nüüd. Ei und, mul ikka on. Und on, aga väga hea, et und on, aga saab veel paremaks 00 nüüd.
hommikul äratatakse ülesse, saate jututoa saadet vaadata varahommikul. Mis see nii vara ikka on? Ei ole seda, mina olen hommikuse tõus. No, nii ja siis veel ka elurõõmu ravi 00 nüüd. Ja sellel nädalal mul on 2 hästi pikka rasket tööpäeva, et need mulle korda läheksid, sest ilmad on halvad ja siis mul on reedel üks käik pealinna. Sellega mul on hästi kiire, et ma jõuaksin õigel ajal õigesse kohta, palun ka nõiaabi. Ja, nii. Et saate käidud küll. Raske on natukene. Külm on. Ja, külm on ja lund on palju ja raske on liikuda, aga saate käidud küll, et takistuste likvideerimine 00 nüüd. Peaasi, et ma olen õigel ajal õiges kohas. Ja, vahepeal tundub, et äkki ei jõua või see tundub teile juba praegu, et äkki ma ei jõua. Seetõttu, ja, et jõuate küll 00 nüüd. Ja veel takistused, mis tulevad, likvideerimine. Nii, 00 nüüd. Ja, saate käidud küll. Lisaks veel. Ja kas mul on tekkinud needusid ka vahepeal? Nii. Ja, et hullud toimetavad omaette, hullud püsivad praegu eemal, et ainukene asi jah, et ikkagi eludetoks on tähtis veel juurde, eludetoks 00 nüüd rohki EMG, siis saate. Kurjaks või kurvaks see, et lihtsalt valetatakse aastas minu peale, et minust eemale saada. No jah, siis asi on selles ka, et inimesed on haiged ja imelikud ja harjunud valetama ja meelega valetavad. Aga kas ülemus sellest maad aru ka saab? No isegi kui saadakse, aga hullemaks läheb. Maailma olukord, näete, läheb ikkagi hullemaks. Et järjest rohkem on lubatud igasuguseid asju teha, et nii vaba maailm see on ikkagi. Et ei pea ju. Aga haigused põhjustavad selle, et inimesed ei hooli teistest, mis kelleski teisest. Nad ei hooli, mis endast saab, mis teistest saab. Nad on haiguste all nii likvideerimine. No, ja, et igaüks saab ise teha ikka paremaks. Ja teile veel probleemide lahendamiseks ka ravisid 00 nüüd. Ja lähedastega ka suhete parandamine 00 nüüd. No need vist on aastakümneid, kus seda ja teist käia. No lapselaps mul on ainukene, kes ikka tuleb koju ja aitab, kui on vaja. Ja. Aga no tal on ilmselt ka probleeme palju. No, siis teile veel kannatuste detoks 00 nüüd ja kannatuste ravi veel 00 nüüd. Nii. Ja veel ajuravi ja mõistuse detoks ja ravi 00 nüüd. Nii. Ja. Hulludel ei ole mõistust ju. Siis mõtlete, et kas nad ise aru ei saa, mida nad teevad ja neil pole mõistust. Nad tahavad nii ja teevad. No mina mõtlen nii, et võtku oma tegu ja tehku käidu minust mööda ja ärgu mustaku. Ja et hullud eemale. Nii, kas veel midagi? Siis on kõik tänased. Ja, suur aitäh. Ja, kena päeva, kõik head. Veel teated, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 17. jaanuaril Tartu Veespa konverentsikeskuses algus kell 12 ja 22.
jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algus kell 12 ja 7. veebruaril Tallinnas Merekultuurikeskuses algus kell 12. Ja Jututoa saates näete 16. jaanuaril hommikul kell 7 Tallinna nõida ja 19. jaanuaril kell 7 hommikul Elva nõid ja Lõuna-Eesti nõida 29. jaanuaril kell 10:45 hommikul. Saate helistada Jututoa saatesse siis. Elva nõid kuuleb. Tere hommikust. Tervist. Sooviksin südamele ja kopsudele ravi ja jõudu juurde. Ja siis südameravi 00 nüüd. Kopsude ravi 00 nüüd. Jõuetuse likvideerimine. Argusmürkide detoks 00 nüüd. Ja jõuravi 00 nüüd. Ja jõu lisamine 00 nüüd. Siis teile ka elu detoks 00 nüüd. Rohki EMG 00 nüüd. Ja mõistuse ravi 00 nüüd. Nii. Tundub, et on palju tegemist endaga, aga siis selgub, et need asjad on kellegi teise mõtted, kellegi teise tunded, mille järgi saate joosta. Kogu aeg jääb mulje, et ma tegelen endaga, aga võõrad mõtted ja tunded sikutavad ja jooksutavad. Likvideerimine, veel elu detoks 00 nüüd. Ja mina ravi 00 nüüd. Rohki EMG 00 nüüd. Ja ka eluravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ja kas põletik on praegu ka ilmselt? Nii, siis veel põletikude ravi 00 nüüd. Rohki EMG. Siis argusest ehk jõuetusest läheb ka paiste. Isegi võib-olla väljast ei paista niimoodi, aga et läheb paistetama põletikuliseks, sest et ei julge. Siis jääb üle vaielda kas või enda pea sees või kui keegi lähedal on, kas või lähedasega vaielda, siis tundub, et seda julgetakse, siis jääb julge tunne endale, aga siis läheb hoopis paiste sellest vaidlusest, sisemus, likvideerimine ja veel jõuravi 00 nüüd. Ja niimoodi, et kui on jõuetus ja midagi ei julgeta ka teada saada või otsustada, siis pöördutakse seda lihtsalt tegema, et kellegiga õiendada või vaielda või miks sa ei tee niimoodi, miks sa teen, et siis tundub, et on julgust ikkagi öelda niimoodi. See on hoopis julguse puudusest likvideerimine ja veel jõuravi 00 nüüd. Ja aju detoks 00 nüüd. Ja ajuravi 00 nüüd. Ja veel kopsude detoks 00 nüüd. Ja kopsude ravi 00 nüüd. Ja südamele ka, südame tugevdamine 00 nüüd. Ja südamele ka jõu lisamine 00 nüüd. Ja kannatuste
likvideerimine ja kannatuste detoks 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ja haigustest ja viirustest ka praegu. Nii, haiguse teemale. Viiruse teemale 00 nüüd. Aga et teil on uus aura, see uus aura on üleni terve, püsib üleni terve ja kaitseb haiguste eest. Aga selline see maailm on, et vaba maailm ja kui keegi ise ikkagi tahab ja läheb, siis ta saab proovida ju, mis see teeb. Ega siis... Proovin selle tahtmise küll maha võtta, et neid haiguseid proovida. No, likvideerimine nii palju kui saab. Aga kui keegi tahab midagi, siis ta läheb ja teeb. Kas või seepärast, et ta tahab näha, mis siis saab, mis see teeb. Ei soovi seda küll. Nii. Veel mõistuse detoks 00 nüüd ja mõistuse ravi 00 nüüd. Ja, kas veel midagi? Sooviks küll selle ka ravile jõudma, et tal ka siin nohuga. Nii. Ka talle ka ravi 00 nüüd, ka kannatuste ravi 00 nüüd. Siis ka haiguse teemale, viiruse teemale. Ja ka talle aju detoks 00 nüüd ja ajuravi 00 nüüd. Ja ka jõuravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ja, suurimat tänu. Ja, kõike head. Tänan, ilusat päeva. Ilusat päeva. Ja publikule veelgi vaesuse likvideerimine, edasi rikkuse sisemusse 00 nüüd. Vaesus ikka maailmas on kasvamas. Ja järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents on 17. jaanuaril Tartu Veespa konverentsikeskuses. Ja teateid vaadake Eesti Nõidade Liidu kodulehelt eestinõidadeliit.ee. Seal on teated ka konverentside ja jututoa saadete kohta ja nii edasi. Elva Nõid kuuleb. Tervist. Ja palun jutud vett. Ja, nõiutud vesi teile 00 nüüd. Ja siis küsin niisugust asja nagu nende vitamiinide ja mineraalainete, mida mul on vaja, et kas seda saab tasakaalustada. Niimoodi. Tasakaalustatud, seda on ka. Palju seda ikka tasakaalustada. Hoopis lisame juurde, need vitamiinide ja mineraalainete lisamine 00 nüüd. Kosmiliste vitamiinide ja mineraalainete lisamine 00 nüüd. Rohki jäimgi 00 nüüd. Ja ka mürkide vastu eludetoks 00 nüüd. Ja mõistuse detoks 00 nüüd. Ja aju detoks 00 nüüd. Ja, mis veel? Küsin kui palju seda vett siis minul päevas oleks vaja kasutada, kas ma joon liiga palju või joon vähe või mis mul see vedeliku sidastus on? Vähe küll ei ole. Tähendab, et piisavalt on, isegi võib veel vähem, aga puudu küll ei ole. Lisaks... Teine asi on, et tegelen selle kaalu langetamisega, olen niisugune rahvarull. Nii. Kas on midagi,
kuidas ma ütlen, jõudu, et ma suuda tegeleda ja võib-olla mingi hoiatus või asi, mida ma ei tohiks teha või mida ma peaks rohkem sööma või midagi. Nii. Ja siis rasvast toitu vähendada, mitte igasugu asju, mis otse rasvane on, õli või otse rasva ei peaks tarvitama niimoodi ja rasvaseid toitu võib vähendada ja lisaks mingit suppe teha. Aga lisaks, mis hästi oleks, kohvi juua, võiks isegi vee võiks ka isegi ära jätta üldse. Kui soovite, võib natukene juua, aga võib kohvi juua. Te mõtlete, et nõiutud vett vähem juua või? Ei, aga nõiutud vesi, see on ikkagi raviks, aga mitte niimoodi, et liiter päevas, ei ole tarvis juua nii palju. No kui joote klaasi vett päevas, sellestki piisab. Siis ma olen küll jälle kõvasti. Nojah, et see vesi ei lähe niimoodi välja, ta jääb sisse ja siis on pärast keeruline proovida seda kuidagi välja saada, siis... No, niisugune tunne ongi, et sääremaiad on nagu... Paistes, ja. Nojah. Võib-olla sellepärast, et seda vett nii palju on. Ja siis vesi ja rasv koos veel, lisaks ajus ka on palju vett ja rasva ja siis jääb üleni selline nagu mingisugune rasvarull, te ütlesite, et jääb selline tunne ka endale, sest et peas on ka vesi ja rasv. Et kui kohvi joote, siis kohv põletab rasva ka. 0 nüüd. Ma joon mingisugune 4-5 No. kohvi. Väga hea. Võib rohkem veel juua. Võib ka veel rohkem juua, jah. Ja lisaks, et must kohv ikka, eks? Must kohv. Ja, must kohv. Ja. Ja. Nii, 0 nüüd. Ja ka rasvapõletust veel 0 nüüd. Ka rasvadetoks 0 nüüd. Ja veedetoks 0 nüüd. Ja kaalu langetamiseks ka ravi 0 nüüd. Rohki EMG 0 nüüd. Ja nii edasi 0 nüüd. Nii. Ja siis tahtsin küsida seda, et mul oli, ma ei tea, kas mul näonärvi või mis põletik see oli ja mul üks silm niimoodi lollitab, pilgutab ja teeb trikke, et kas sellele on võimalik tohtetada? Jaa. Nii. Aga närvisüsteemi ravi 0 nüüd. Ja ajuravi 0 nüüd. Lisaks ajudetoks 0 nüüd. Ja ka jõuetuse likvideerimine ja jõuravi. Ja ka silmade detoks 0 nüüd. Ja ravi 0 nüüd. Ja veel kogu pearavi. Ja siis kannatused ka panevad sööma, et siis see on see üks kergendav asi, mis on meeldiv ja kerge. Et kannatuste likvideerimine ja kannatuste detoks 0 nüüd. Aga nüüd saab parandusi ja ravisid küll, et ka kaalu langetamise asjus 0 nüüd. Ja, suur aitäh, Ja. head päeva. Kena päeva, kõik head. Ja sellega tänaseks Jututoa saade on lõppenud ja järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 17. jaanuaril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algus kell 12. Ja Jututoa saates
on 16. jaanuaril Tallinna nõid kell 7 hommikul ja Elva nõid 19. jaanuaril kell 7 hommikul. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Ja kõike head!